Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajatele! Autotund on taas eetris, stuudios Tarmo Tähepõld Autogeeniuse portaalist ja täna on mul stuudios üks kaassaatejuht, aga mitte tavapärane, vaid ühtlasi ka saatekülaline. Pirko Konsa, kes on Modern Mobility juhatuse liige ja üldiselt ise juhtivate autode ja kogu sellise tulevikuliikluse entusiast ja ekspert. Tere. Pirko aitab mul läbi käia uudised, mida ma olen püüdnud valida, võib-olla siis natukene sellisemad, kus oleks tal ka rohkem sõna võtta. Ja saate teises pooles räägime me ise juhtivast bussist Kadriorus natuke laiemalt ja siis nõudetranspordist, mis on, kui teil jäi praegu küsimus, mis siin nõudetransport, siis te olete sunnitud seda saadet lõpuni kuulama. Aga hakkame uudistega pihta. Täna avalikustati, täna meie jaoks on esmaspäev, saade on eetris teisipäeval, üks soomlaste uuring, Spin Unit uuring Tallinna linnaruumi kohta, mis tehti ühel põhjusel see, et viimati uuriti Tallinna parkimist põhjalikult aastal 2006 ja nüüd siis tehti uus uuring, mis otseselt nagu üllatust sealt ju ei tule. Tallinna kõikides linnaosades on parkimiskohtadele rohkem ruumi kui jalakäijatele. Vastab tõele, jah. Just kõige paremas seisus on Pirita, kus on jalakäijatel rohkem ruumi, mis on arusaadav, sest on palju parke. Miks seda uuringut tehti? Sa oled seda kuidagi seotud või kursis sellega rohkem? Jaa, selles mõttes, et ma aitasin teha ja see dokument on nüüd suhteliselt lõpusirgel. On siuke dokument valmimisel nagu Tallinna liikuvuse strateegia, mis uurib üldse seda, et mismoodi me siin Tallinna regioonis pääseme liikuma, tegeleb väga palju selle küsimusega, et isiklikud sõiduautod tegelikult võtavad meil järjest rohkem linnaruumi ära ja teistele liikujatele jääb liiklemiseks ruumi väheseks ja kuna üks inimene ühes autos ja meil neid autosid on siin võrreldes aastaga 2000 tulnud peaaegu poole võrra juurde, et me lihtsalt nende autodega enam ei mahu linna ära ja midagi tuleb ette võtta, et see probleem ei ole mitte Tallinna spetsiifiline, vaid see on kõikide suurte linnade probleem ja tegelikult me liigume selles suunas, et otsida siis lahendusi, kuidas pakkuda alternatiive liikumiseks siis niimoodi, et saaks kõik oma liikumisvajadused tehtud ilma isikliku sõiduautota. Jah, uuringut läbi viinud selle organisatsiooni juht Cerrone, mis teis nimi oli? Damiano Cerrone ütleb, et kõige olulisem on see, et kas 100 inimest saab oma autot parkida või saab mitu tuhat inimest vabalt tänaval liikuda. Aga praegu on küsimus sellest, et eesmärk oleks muidugi saada autosid vähemaks. Aga kas Tallinnas võib olla see probleem, kas siin eraldatakse nagu seda, et horisontaalne parkimispind või vertikaalne? Et kui me ehitaks hästi palju parkimismaju, hästi kõrgeid ja sügavaid? No tegelikult on suurem probleem on see, et me võime need parkimismajad ehitada, aga kuidas sa sinna kohale ära saad, et kui linn muutub järjest tihedamaks ja kõik tahavad tulla isikliku sõiduautoga hommikul kesklinna tööle ja täpselt samal kellaajal ühiselt siis ka kõik ära sõita ja samal ajal nagu 95% ajast see auto seisab, et see tegelikult selline isikliku autopõhine ühiskond on väga kallis ja linna jaoks on keeruline see, et need autod ei mahu tänavatele just ära tipptundidel. Et me peame pigem hakkama autoteid 2-korruseliseks ehitama, mitte parklaid. No selge, loodame, et kuna see uuring on tellitud Tallinna Transpordiameti, mitte järjekordsete huvigruppide või entusiastide poolt, siis vähemalt on nüüd linnal olemas mingi dokument, mis väidab seda, mida me kõik teame. No tegelikult see on selles mõttes huvitav dokument, et kui siiamaani on olnud Tallinnas poliitika selline, et iga uue maja juurde on nagu kohustus ehitada parkimiskohti, mingi miinimumhulk, siis seal nagu pigem pakutakse välja seda lähenemist, et need kohad, mis on sellised linnakeskused ja tihedad, et seal pigem tuleks vastupidi teha, et tuleks panna parkimiskohtadele piirang ja seda just nagu teiste suurte linnade nagu Helsingi eeskujul, et pigem hakata piirama seda, et üldse kui palju autodele parkimiskohti tohib ehitada.
kesklinnas. Selge, aga kui parkimise arvelt siin uuringus on toodud välja, et oleks hea, kui kõnniteed oleks inimestele, kus me saaksime rattaga sõita, siis kõnniteedel liigub praegult juba mitte ainult rattad ja inimesed ja koerad, vaid liiguvad robotid. Starship, mis tõstis või teatas uudis eelmine nädal, said 45 miljonit eurot investeeringuid. Kas tähendab seda, et meil tuleb rohkem roboteid tänavale või lähevad need robotid kuhugi mujale tänavatele? Ma usun, et pigem on see, et eks nii-öelda Starshipi enda vaatest nad kindlasti põhiosa raha investeerivad sellesse, et kasvada siis välisturgudel. Aga praegu ma ütleks, et see Mustamäel tehtav nii-öelda piloot, mida nad teevad, et see on ennast väga hästi tõestanud, et ma siin kohtusin nendega 1 kuu aega tagasi ja ma tean, et neil on nagu see tellimuste arv, kui nii-öelda, et inimesed hakkavad nende robotitega ära harjuma, et see tellimuste arv on nagu pidevas kasvus ja pigem nagu on kuulda hääli, et kes on nagu saanud Mustamäel seda kasutada, tunnevad kahetsust, et see robot ei sõida kuskil Pirital või kuskil Kalamajas, et ma usun, et siin nii-öelda mingi aja jooksul nad tulevad ka teistes linnaosades. Oled sa ise kasutanud? Olen. Mina ei ole ja ma ei ole nii täpselt uurinud, kui palju kraami sinna sisse mahub. Selles mõttes, kui ma võtan nüüd kilekoti täitega, et kas 2? No sinna mahub täpselt nii palju, et mis sa tavaliselt ütleme, nii-öelda, sinna läheb 2 sükest poe ostukotti, ehk et umbes 10 kilo. Et ma arvan, et põhiline nagu see, mis hakkab ära jääma, on see, et kui minul oleks selline robot, ma ilmselt poes toidukraami järel ei käiks. Kui kiiresti ta tuleb? Ta tuleb kuskil Mustamäel, ma arvan, seal tellimise ajad olid seal 40 ja 50 minuti vahel. Aga kujutad sa ette, et sul tuleb nagu tunne, et et ma ei tea, laupäeva hommikul telliks endale robotiga kogu nädala toidukraami ära, et see on nagu, kui ma võtaks auto, sõidaks parklasse, liikleks seal riiulite vahel, et mul ilmselt kuluks 40 minutit sinna ära vabalt. Ja see teenus, kui palju see maksis? Issand, see oli mingi väga vähe, et ütleme, et see on suhteliselt mingi marginaalne hind, et ma tean, et tegelikult on ikkagi kõvasti odavam kui kulleriga vedada, et ma usun, et nii kui see tehnoloogia nagu järjest rohkem nagu linnatänavatele jõuab, et eks siin on ka see, et mõnes kohas on need kõnniteed on, mis kvaliteediga on, kas seal mahub liiklema, kas seal ülekäiguradadelt robot saab nii lihtsalt üle, aga üldjoontes nii kui nagu see infrastruktuur vähegi on kõlblik, siis ma usun, et nende robotitega tulevikus on odavam poes käia, kui lasta kulleril koju tuua. Kas need võiks olla suuremad või kuhu need, ütleme, sinu nendes tuleviku nägemustes, kuhu need robotid tulevikus mahuvad, kui neid ongi palju? Kas nad lähevad lõpuks ka sõiduteedele? No ma arvan nagu selles mõttes, et jäävad kõik need eri kategooriad alles, et Starshipi robot on ju täpselt kujundatudki selliseks, et ta sõidab umbes inimeste liikumiskiirusega ja ta on selline, et ütleme, et isegi ütleme, et ta on nagu seal kõnnidel liiklemiseks nagu ka inimeste jaoks turvaline, et ma usun, et tema jääb kõnniteele. Aga me teame, et siin Clever on kas või Eestis ja siin neid teisi on veel, kes siis teevad nagu veits suuremaid pakiroboteid, mis siis võiksid tegelikult sõita juba autoteedel ja tuua meile sinna kas postijaamadesse või koju ukse taha juba kogu selle need nii-öelda vajalikud kaubad ja esemed ära. No loodame, et varsti ei peagi keegi poes käima. Teeme siia väikse pausi ja siis oleme uudistega tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi eetris, rääkisime pakirobotitest, rääkisime linnaruumi uuringust, aga võtame korraks nüüd sellist päris autouudist ka, muidugi väikse tuleviku maiguga. Et Mercedes, kõik autofirmad avalikustavad siin järjest erinevaid elektriautosid, aga Mercedes tõi nüüd välja auto, mis päriselt tegelikult lahendab ära või aitab nagu kogu selle õhu puhtuse ja ehk siis Mercedes V-klass, mis on see Mercedes buss, selle elektrilise versiooni ja mitte sellise, et kunagi tulevikus 2030 liigume sellistega, vaid peaaegu et tootmisküps auto, mille sõiduulatus on üle 300 kilomeetri ja seda nähakse eelkõige lahendaks ära probleemi kogu see fleet, ma ei tea, kuidas tõlgiks sõna fleet, ametikasutus, kõik need ühesõnaga bussid, mis välismaal sõidavad lennujaamades, ootavad
sõitjaid, mitte ainult taksod, vaid ka sellised hotellide transferid, mis ongi ette nähtud lühikesteks või linnasõitudeks. Ma usun, et see on nišk, kus elektrisõidukitel on väga suur potentsiaal nagu lähiajal just turule jõuda, kuna seal ütleme see distants ei ole nii pikk ja see 300 kilomeetrit lahendab ära, et mina lisaks siia, et mitte ainult inimeste vedu, aga mõtleme, kui palju meil on ka selliseid nii-öelda kargo või kaubaveo niisugusi vajadusi, et ma tean, et Volkswagenil on ka juba selline buss kas juba väljas või kohe-kohe välja tulemas, et üks kaupik e-Crafter, sellega on siin Eestiski juba teste tehtud. Et ma usun, sellest on nagu just sellised, see on, ma usun, nagu keskkonna mõttes on hästi oluline mõju, et kui üks pool on nagu isiklikud sõiduautod, aga kui me räägime sellest, et kui palju nii-öelda kaubavedu meil tekitab saastet, et siis, või inimeste vedu ka, et see on väga hea uudis, et ma usun, et elekter on tulnud, et jääda. Mercedes elektrikaubikute siis divisjoni juht ütles ka, et nad uurisid näiteks taksojuhtidelt ja nende päevane läbisõit ongi umbes 250 kuni 300 kilomeetrit, mis jääb täpselt selle sisse. Ja miks just see Mercedes oma on oluline, sest see Mercedes V-klass on üks müüdumaid selle klassi sõidukeid ka Eestis, nii et ta nagu võtab tänavalt loodetavasti ära palju neid diiselautosid siis. Jah, ja ma usun, et siin on nagu üks asi, millele väga palju ei pöörata tähelepanu, on see, et tegelikult elektriautode puhul hooldamine saab olema oluliselt lihtsam, sest seal, ütleme, mootori oma olemuselt ei vaja niivõrd palju igasuguseid õli- ja määrdeaineid ja tegelikult ma just sattusin ka kevadel, kohtusin ühe Volkswageni arendusdivisjoni inimesega, kes siis ütles, et nende testide alusel nende elektrisõidukid, mis on sõitnud 200 000, et nendel nagu see patarei on veel umbes 70% eluea juures, et mis näitab, et tegelikult need patareid kestavad rohkem, kui on nagu siiamaani arvatud, et ja isegi Eestist ju on meie enda näide on see elektritakso Tartus, kes kui ta hakkas oma eelmise põlvkonna Leaf'e välja vahetama uute vastu ja hakkas neid müüma, siis oli seal üle 300 000 sõitnud autosid. Sellest kogusest fliitist vist ühel olid akud garantiikorras välja vahetatud, kõik teised olid täiesti sõidukorras ja samamoodi veel 80% oli seal seda särtsu sees. Nii et näis, võtame siit veel ühe toreda uudise. Kas sina tead, mis auto on Aurus? Ei tea. Aurus Senat. Kas mingi Toyota või Honda mingi selline? Ei ole. Aurus Senatiga liigub meie sõbraliku idanaabri juht. See on venelaste enda siis limusiin. Selle kohta, kui pilte vaadata, alati teeme nalja, et see ei näe üldse välja nagu Rolls-Royce. Ühesõnaga, nad tegid Putinile esindussõiduki ja võimuladvikule, aga plaanivad seda ka müüa. Ja nüüd avasti Moskvas esimene autosalong, kus saab Aurust näha ja osta selle auto hind on ligikaudu 250 000 eurot. No, ei olegi väga palju, ütleb esindusauto kohta. Esindusauto kohta ei ole jah, et Rolls-Royce'id selles suuruses on ikkagi üle 300 000 kindlasti, Bentley ka, samas ma ei tea, selle autol on V8 mootor, isegi hübriidiga, 600 hobujõudu, et tegelikult jah, et ta ei ole selline, kui kõik, kes on pilte näinud ja näitustel seda autot, seda on näidatud, see ei ole kuskil idee baasil, vaid Putin ju sõidab sellega. Et ta ei ole nagu päris nali, nagu tihti Vene autod on, et tehakse suure hurraaga ja siis, kui päriselt lähed vaatama, siis on kuskil paneelide vahel on seal väiksed praod ja ma arvan, et Vene need oligarhid kindlasti ostavad oma kogusse ka ühe Auruse. No ma usun, et ka kõik need, kes tulevad Venemaalt ostma sõjatehnikat, et siis pannakse kaasa. Pannakse üks auto kaasa veel lisaks. Aga Aurus ei piirdu ainult Moskva salongiga, vaid esimene samasugune salong või showroom peaks avatama ka Hiinas järgmisel aastal või hiljemalt ülejärgmisel. Ja siis edasi ka Euroopa, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida. Hiina on loogiline selles mõttes, et Hiinas on juba täna rikkaid inimesi oluliselt rohkem kui Euroopas, nii et pigem tasubki sinna turule vaadata, et me oleme võib-olla liiga palju jäänud oma naba imetlema. Ja nagu iga eesrindlik autofirma ikka,
öeldakse, et testimisel on juba ka suur SUV ehk suur linnamaastur, mille nimi on komendant, mis ma kujutan ette, mis tähendab komandanti. Et selles mõttes ei pea pettuma, et kui ikkagi nimi, siis komandant. No kõlab hästi, et kusjuures Sõina tead seda sõjaväes, mis auaste, kus komandant asub, kas ta on üldse auaste? Komandant ei ole auaste, kas on ametikoht? See on pigem jah ametikoht. No selge, loodame, et see tuleb siis vähemalt sama imposant nagu Aurus ise. Toyota tegi, et Twitter on hea koht, kus alati saab palju nalja. Tweete kiputakse ka ruttu kustutama ja parandama. Toyota küsiti, et miks ei ole uues Need for Speedi mängus uut Toyota Suprat, mille peale Toyota tweetis vastu, et nemad ei poolda promo nagu illegaalse võidusõidu ja kõige selle promomist, mis on Need for Speedi mängu nagu selline alus ja mille peale see mängufirma jõudis juba tweetida vastu, kui inglise keeles nerds, nohikud, mis muidugi ilmselt Toyota, siis kutsuti kokku suur PR koosolek Toyotas ja tehti suur 5 tweetist koosnev selgitus, kuidas ei nad ikka hea meelega oleks ja kõik, aga nad on keskendunud ühele teisele arvutimängule ja ühesõnaga, tõenäoliselt on seal taga tegelikult lihtsalt mingid lepingud, mis nad on müünud eksklusiivi ühele teisele. Aga kuhu ma tahtsin jõuda, et jällegi, et kui see esimene inimene, kes tweetis, et nemad ei osale illegaalsetest võidusõitudest, mis sa arvad, kas selline autodega arvutis kihutamine, rammimine, politseist põgenemine, kas see kandub edasi tänavatele? Võrdluses siis relvavägivallaga, et kas vägivaldsed arvutimängud automaailmas? Tegelikult on selle kohta uuringuid tehtud, et mis puudutab vägivalda, et üldiselt noored, kes mängivad selliseid tulistamismänge, et nad teevad väga selget vahet, mis asi on virtuaalmaailm ja mis on reaalmaailm ja seal ei ole nagu seost nendel tulistamismängud. Ma usun, et tegelikult sama lugu on ka autodega, et tulevikus, kuna meie tänavad järjest muutuvad tegelikult turvalisemaks ja inimesed on harjunud selle turvalisusega, et väga mugav ja turvaline koht kihutamiseks ja hullu panemiseks ongi just arvutimänge, need on järjest realistlikumad. Et Toyota võiks oma autod ikkagi sinna lisada? Ma arvan vabalt, et minu arust võiks nad seal kõik olla, et aga ilmselt võiks ju loota ka, et järgmises WRC mängus saab sõita Toyotaga. Nii, läheme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi juba lähemalt suurtest teemadest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi, veel uudisteploki lõppu jäi rääkimata üks selline, kui me rääkisime sellest Mercedese elektribussist, siis nädalavahetusel nähti Tallinnas, mis on üldse Eesti on saanud väga populaarseks autoreklaamide sihtkohaks. Väga palju neid tehakse, räägitakse, keegi kuskile näeb. Seekord Noblessneris pildistati Volkswagen ID-buss, mis on siis selle hipibussi, elektrilise hipibussi kaubiku versioon. Nii et loodetavasti me saame seda varsti ka päriselt näha ja siis Noblessneris juba sõitmas, mitte pildistamas. No see buss on ka minul endal ühes soovi nimekirjas, et sõiduk, mida ma kindlasti tahaksin, ma kujutan ette, oleks väga praktiline linnas tegelikult omada või siis kasutada. Pirko Konsa on Modern Mobility juhatuse liige ja ühtlasin seotud ka nüüd kohe Kadriorus sõitma hakkava isejuhtiva bussiga. Alustame sellest. Millal bussi võib astuda? Kolmapäeval. Kolmapäeval on 28. august, kes kuulab podcastist. Et kolmapäeval 28. august peaks hommikul kella 10 see buss ilusti liiklema. Ja mõte on siis selles, et testime seda, et ühendada siis Kadrioru trammipeatusega ära siis Kumu, et pakkuda inimestele siis võimalust tulla ühistranspordiga Kumusse. Ja ma arvan, et see suur eesmärk ongi näha, et see rada on täpselt selline, et kus saab seda isejuhtivat bussi lasta võimalikult palju ise sõita ja samas nagu vaadata, et kuidas need reaalliiklusolukordades see buss siis hakkama saab. Et meie poolt muidugi ta sooritas eelmine nädal neljapäeval ka liikluseksamini, et see ei ole nagu selline, et vaatame, et
mis juhtub, vaid pigem turvalisuse poole pealt on ikkagi oldud väga ettevaatlikud ja konservatiivsed, see buss sõidab ainult 15 kilomeetrit tunnis ja seal on ka peal inimene, kes vajadusel, kui on näha, et buss ei kuula sõna või tekib mingi olukord, kus buss saab millestki valesti aru, et siis see inimene sekkub. Puhtalt hästi praktilise osa pealt, et sõitsin ka kaasa, aga ei võtnud aega. Kui kaua üks ring koos peatuste asjadega umbes aega võtab? Üle 10 minuti natuke. Et juhul, kui ilmselgelt seal on 8 istekohta, et kõik ei mahu, et see ei ole nagu linnaliinibuss, mis lükatakse nii täis, et keegi siis veel uksed surub kinni, 8 inimest võib seal olla, et kui sa sinna siis peatusesse järjekorda seisad, siis sa tead, et üks ring on 10 minutit, saad arvestada oma aega. Kus inimene praegult, ütleme, ta sõidab trammiga Kadriorgu, kuhu ta peaks minema, et selle bussi peale saada? Sisuliselt sealt üle tee on üks väike kohvik, selle kohviku ees on peatus, et kolmapäevaks peaks ülemal olema ka siis need peatuse märgid, et ta teeb siis selle ringi juure jooksul siis 4 peatust, et saab siis sellega nii-öelda peale ja maha minna. Ja mis kellani see teenus peaks olema? Ta on 10-4 praegu planeeritud, aga eks näis, et kui see on väga populaarne või et me oleme selles mõttes paindlikud, et me täna esialgu püüame nagu vältida seda, et me päris tipptunnil, kui Poska tänav läheb umbe, et me siis sinna selle bussiga sinna umbes tänavale ei ole mõtet minna, et lihtsalt teiste autodega ummikus seista. Aga mis selle, ilmselgelt ei ole selle ju peamine point viia 8 inimest Kumusse või tiirul ümber Kadrioru, et mis see laiem? Kas panna sinna siis lõpuks 5 bussi käima? Mõte on see, et tegelikult on see esimene koht, kus me nüüd reaalselt testimegi kogu selle projekti raames, me nüüd järgmised 6 kuud testime seda, et kuidas parandada siis sellist ühistranspordi mõju või ühistranspordi teenuse kvaliteeti läbi selle, et see buss on väike, ta on väga hea manööverdusvõimega ja tegelikult tulevik võiks ju välja näha niimoodi, et Pirital, Nõmmel, ütleme Kalamajas, kus on kitsad tänavad, ühistransport võiks käia uksest ukseni ja nii-öelda nõudluspõhiselt, et ta viib ühe nii-öelda siin trammipeatuses ja trammipeatusest sa saad juba siis nii-öelda selle kiire trammiga siis sõita sinna, kus sul on vaja ja võib-olla see viimane miil jälle siis seal teises otsas samamoodi sõita sellise isejuhtiva bussiga. Sest et tegelikult mahutab see buss rohkem, lihtsalt see 8 on tingitud sellest, et need operaatorid on ametlikult ikkagi selle bussi juhid ja selleks on vaja spetsiaalseid lube. Nii et mis selle bussi mahutavus, ütleme konkreetse navi ja... Kui sellesse bussi tegelikult võiks panna kuni 15 inimest. Ja sest seal on seisukohad, seal sai hoida kinni nendest rihmedest, aga lihtsalt praegu on see, et kuna me tegime selle otsuse puht praktiliselt, et me ei taha, et meil peaks olema seaduse järgi D-kategooria juhiluba sellele operaatorile, et hakata, neid inimesi oleks olnud raske leida ja meil on nagu oluline, et Tehnikaülikooli teadlased, kes seda bussi opereerivad või tudengid, et nemad teevad ka siis seda nii-öelda osalevad, teevad seda teadustööd selles osas, et hindavad käitumist, vaatavad kogu seda, et kui palju buss teeb vigu, palju tekib selliseid takistusi, et me analüüsime väga põhjalikult seda, et mismoodi siis see tehnoloogia, kui küps ta on selleks, et teda tänavatele tuua. See on tulnud siia Euroopa Liidu programmi raames, eks ju, aga see põhiväärtus või üks suur väärtus on andmed, mis sealt saadakse, et see jääb siis nagu TalTechis või saab, ühesõnaga, seda saab siis edasi kasutada kuskil, kui see buss ka talvel siit ära läheb? Just kõige olulisem ongi praktiline kogemus, et neid demonstratsioone, et see buss kuskil parkimisplatsil suudab sõita või nii, nagu ta 2 aastat tagasi sõitis nii-öelda talle ette antud põhimõtteliselt nagu trammiteel, ja seal ükski teine sõiduk ei liikunud, et neid katseid on nüüd tehtud. Meie eesmärk täna on ikkagi vaadata, kuidas ta tavaliikluses kätte hakkama saab ja selle kogemuse pealt siis hakata mõtlema, et me kindlasti see ei ole viimane projekt ja me otsime ja mõtleme praegu, meil on peas juba plaanid olemas, et kus võiks nagu seda edasi hakata opereerima. Aga ütleme, kui see toimib ja kõik on hästi ja ma ei tea, kaua see projekt, ütleme, kui tahaks sellist asja üks eesrindlik linn võtta puhtalt nagu enda kulud, kas või müüa sinna väike pilet sisse, et kas see on praegult veel kättesaamatu tehnoloogia rahalises mõttes või tegelikult kas neid üldse müüakse? Kas ma saan osta omale tehase territooriumile näiteks sellise bussi? Saab osta. Ja palju see maksab? See maksab palju. Ta maksab tegelikult täna umbes sama palju, kui maksab 12-meetrine suur buss. Ehk et nii-öelda rahalises mõttes
neid kohti, kus ta ennast rahaliselt täielikult ära tasub, on veel liiga vähe. Aga ma usun, et siin paari aastaga selle bussi hind hakkab nagu järsult langema, kuna praegu ta on nii-öelda eksperimentaalne toodang, kui ta läheb rohkem seeriasse, siis ta hind tuleb alla. Kas ta hetkel üldse, ütleme, kui see oleks suletud ala, oleks niimoodi ka, et operaator astub bussist välja ja läheb minema ja see buss tiirutabki nii kaua, kui mingi takistus ette tuleb, siis vajab inimsekkumist või? See konkreetne mudel minu teada ilma inimeseta päris sõita ei saa, et ta on nagu arvestatud, et seal on operaator sees. Aga ma usun, et siin, meil on siin teisi arendusprojekte veel, kus me tegelikult katsetame seda, et nii nagu Starshipil on kuskil arvuti taga on operaator, et me nüüd siin hakkamegi sügisest katsetama selle iseautoga samamoodi, et proovida seda, et me arendame välja niisuguse operaatori ruumi, et tegelikult saaks siis distantsilt jälgida seda bussi ja buss siis küsib teatud keerulistemates olukordades edasiliikumiseks luba, aga et me saaks selle operaatori bussist välja. No selge, minge kõik siis loodetavasti juba kolmapäeva hommikust saab sõita, kui on järjekord, oodake ilusti ära, sest täitsa tore oli selleks sõita, mina tegin tiiru ära. Teeme väikse pausi ja siis räägime, mis asi on nõudetransport. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld ja Pirko Konsa. Kui ma sellest isejuhtivast bussist tegelikult juba teadsin, sest käisin ka sõitmas, siis nõudetransport. Mis asi on nõudetransport? See ei ole sõidu jagamine? Ei, see ei ole sõidu jagamine, et ta on selles mõttes nõudetransport on see, millega me täna mõtleme, nagu, mida me arendame nagu selles suunas, et bussiliinide pidamine hajaasustuses on väga kallis, et me ei saa iga maja ette bussi tihedalt käima panna, aga üks variant on see, et tegelikult et inimene saab endale tellida, et kui ta parasjagu on sõitmas, et siis see buss tuleb, võtab peale. Ja ta on isejuhtivate sõidukitega selles mõttes väga tihedalt seotud, et nii nagu me rääkisime, et tulevik võiks olla selline, et kui ma tahan nüüd näiteks sõita Kalamajast Piritale, et siis ma kõigepealt sõidan selle isejuhtiva bussiga trammipeatusesse, kui mul on liiga pikk maa kõndida ja seal trammiga sõidan mingi maa ära ja siis see isejuhtiv buss viib mind edasi. Et nõudetransport sisuliselt tulevikus ka nende isejuhtivate bussidega oleks nõudetransport, aga maapiirkondades juba täna on tegelikult mõte selline, et see mõnes kohas, nagu kus võib-olla üks inimene sõidab korra nädalas bussiga, siis selle liini pidamine ja selle ühe sõidu hind, et kus siis reaalselt inimene ka kohal on, võib-olla kallim isegi, kui seda inimest ühe korra taksoga sõita, sõidutada, ja meil on täna siis Saaremaa suunal ongi selline pilootprojekt arendamisel, et me tahame siis teatud piirkondades panna käima sellise, nimetame teda kogukonna autojuhiks, kus sul on siis võimalik järgmiseks päevaks endale nii-öelda see sõit ära tellida ja sind viiakse sinna kohale, või kui sul on igapäevaselt vaja käia, siis sa paned ennast kirja ja sind nii-öelda siis vedaja viib kohale. Aga see oleks siis nagu, et ikkagi konkreetsed autojuhid, mitte see, et sul on äpp telefonis, et ma istun kodus hetkel, kartul on kõblatud ja siis tuleb teade naabrinaiselt, oleks vaja arsti juurde sõita, et siis ma saan selle ära teha. See on ikka konkreetse autojuhi pealt. Absoluutselt, sest mis on minu arust oluline, et miks me kõik omame isiklikku sõiduautot ja miks me ühistransporti, et on see sama põhjus, et me tahame olla kindlad, et see buss tuleb või see sõiduk tuleb ja viib mind kindlal ajal ära, et ta on alati kättesaadav, et kui mul on kiire ja ma tahaks nüüd sõita või ma tahaks homme minna ja ka sinul on kartul vaja ära kõblata ja sa ei ole valmis seda sõitma, siis inimesed seda teenust ei kasuta ja meie mõte on selline, et me esmalt paneme siis nii-öelda palgatud inimesed sõitma ja lisaks, et tulevikus saab nagu siis vaadata, et kui sul on aega ja seal on mingid sõidud, mida oleks vaja teenindada, et siis seda nii-öelda saab niisugust jagamismajandust saab sellele nagu lisaks teha. Aga ma arvan, et ainult jagamismajanduse põhiselt nagu sellist ühistransporti korraldada oleks liiga riskantne, et see ei hakkaks tööle. Laupäeva õhtul lüüa kõiki Triinu baari ju tagasi.
no miks mitte on ju, et aga noh, ma arvan, et tulevik on selline, et kui sul on nii-öelda see vaba sõiduk seal läheduses olemas, et oluline on ka luua see platvorm, kus siis nii-öelda see transpordikorraldaja või teenusepakkuja saab vaadata, et ahah, Tarmol on kartul kõblatud ja ta on valmis Triinu baari sõbrad ära viima, et ma maksan talle siis selle väikse raha ja ma ei saada oma nii-öelda seda autojuhti seda tegema. Okei, see nõudetranspordi ikkagi peamine, siin me räägime, selle mõte on ressursside ja siis hetkel mitte siis loodusressursside, pigem ikkagi rahaliste ressursside optimeerimine. Mida see Saaremaa projekt nüüd numbrites näitas? Või saab sealt juba mingeid järeldusi teha? Praegu veel ei saa, et me oleme siin teinud niisuguse arvutusi, et me teame umbes, kus on need liinid, aga meie mõte on see, et täna on niimoodi, et meil on olemas koolitransport, mida siis korraldab kohalik omavalitsus, meil on olemas ühistransport, mida siis riik doteerib ja teeb ühistranspordikeskus, meil on olemas sotsiaaltransport, millega siis veetakse neid inimesi, kes ise bussipeatusesse kõndida ei jõua. Ja siis on meil veel lapsevanemad, kes veavad lapsi ise huvikooli või on siis korraldanud mingeid lahendusi, et mida me tahame testida on see, et me toome need erinevad asjad kõik ühte kokku ja meil on plaan on nüüd sellel sügisel siis sellega nagu käivitada see projekt, et meil see tarkvara nüüd on praktiliselt valmis ja meil septembris me siis teeme viimased ettevalmistused selleks, et olla seda nii-öelda see pilootprojekt käima lükata. Kas Eesti oleks selles osas nüüd siin jälle mingi eesrindlik või seda kuskil juba tehakse? Tegelikult seda tehakse, et päris palju tehakse siin Taanis, on katsetatud selliseid asju, on taksofirmadega seda tehtud, et seal alguses muidugi ka rahvas naeris, ütles, et noh, et mis asja, et maapiirkondades, et noh, et see läbi hirm kalliks, aga selgus, et tegelikult on taksodega, aga seal on teatud kohtade teenindamine on kordades odavam kui siis igapäevaselt nagu sealt bussiliine kuskilt läbi vedades, neid kilomeetreid, mis kokku hoitakse on piisavalt palju. Teine on Soome, kus on seda ka kasutatud just põhja pool, kus on hõredam. Ja kui me mõtleme, et Eestis ka, et inimesed ikka pigem koonduvad rohkem linnadesse, et selleks, et maapiirkondades üldse elukvaliteeti hoida, siis niisugune hea ühistransport on seal nagu hädavajalik, et ega vanemad, kes käivad tööl, ei saa lapsi vedada ja samamoodi, et kui vanur ei pääse kuskile liikuma, et vaja on ikkagi sellist uksest ukseni lahendust ja mitte seda, et nii-öelda inimesed, kelle endal juhiluba ei ole, et nad on tegelikult siis sõltuvuses nendest inimestest, kellel juhiluba on. Mis see Eesti mastaabis praegult ma ikka numbrite peal väljas, kui suurest kokkuhoiust, ütleme riigis, kõik on ju oluline, et riigis oleks palju raha, kõik saaks rohkem pensionit, palju võiks kokku hoida? Ma arvan, et pigem on kui palju on seda tobedat mitte tobedat, aga nagu kulutamist, mis hetkel küsimus on isegi, ma ütleks niipidi, et palju me suudaksime pakkuda kvaliteetsemat ühistransporti maapiirkondades sama raha eest. Et just, et sa saad sõita siis, kui sul on vaja, mitte et sa pead hommikul kell 7 minema, kuigi sul perearsti aeg on kell 3 päeval. Et tegelikult see on väga oluline on see, et kui me mina usun ka seda, et tegelikult riik peab seisma selle eest, et inimesed ei koonduks kõik Tallinnasse elama, ja ma usun, et väga paljud elaksid maal, aga see on täna lihtsalt liiga keeruliseks tehtud ja just see liikumisvõimalused on üks väga kriitiline osa. Kui me suudaks sama raha eest pakkuda inimestele paremat teenust, siis ma usun, et võib-olla paljudki otsustaksid mitte siin võib-olla 3000 € eest ruutmeeter kuskile kesklinna nii-öelda võtta endale 40 aastaks laen, vaid leida endale mõnus stressivaba kodu kuskil natukene Tallinnast kaugemal. Aga seal nõudetransport, aga kas see on, praegu riik on ka juba kambas? Jaa. Okay. Et see ei ole mingi eraäri või katsetus? Ei, absoluutselt, et meil on nii erinevad ministeeriumid on kambas, kui mõte on just see sama, et me liidame omavahel nüüd kokku, aga siin nagu ma ütlesin, et see on hästi siiamaani olnud hästi reguleeritud valdkond, seal on väga palju selliseid pisidetaile, mis tuleb kokku leppida, aga tänaseks me oleme need kokkulepped saavutanud ja praegu ongi, et me viime nüüd nagu tarkvara siin parasjagu kooskõlla nende kokkulepetega, et nii kui tarkvara on valmis, nii me saame just hakata seal Saaremaal selle piloodiga pihta. Nii, meil on 1 minut, lõppu tuleb fantaasiavoor, et jättes kõrval võimast, et kõik areng jätkub, et mingid suuri kataklüsme ei tule. Kuidas me liigume 15 aasta pärast Tallinnas? Ma arvan, 15 aasta pärast me järjest rohkem ei mõtle selle peale, et
meil on oma isiklik auto, vaid meil on elektriroller, meil on iseliikuv buss, meil on palju selliseid erinevaid teenuseid, mida me kombineerime ja suure tõenäosusega meil on ta siis mobiiliäpp või tolle aja mingi niisugune lahendus, kus me tegelikult paneme algpunkti ja sihtpunkti ja meile nii-öelda kombineeritakse kõige parem teenus nendest kokku. Ja sa näed, et see juhtub ka Tallinnas, mitte kuskil Palo Altos? Ja ma näen, et see juhtub ka Tallinnas, sest me tegime ühe väikse arvutuse, et Tallinna regioon kulutab isiklike autodega sõitmise peale 1,5 miljardit aastas. Ja kui me suudaksime umbes 1/3 autosõitu nagu ühistransporti tuua, et see kokkuhoid oleks aastas 400 miljonit eurot. Kes kokku hoiaks? Me ise? Me ise. Sest kui sa mõtled selle peale, et palju see aastas, sa võiksid perega vabalt käia ühel soojamaa puhkusereisil, kui sa ei peaks omama peres 2 autot. Ja. Et see on see koht, mida me tahaks nagu pikas perspektiivis. Mina usun, et võiks juhtuda ja see on täitsa tehtav. No nii, hakake nüüd kõik arvutama. Meie tõmbame saate kokku ja kohtume järgmine nädal. Aitäh tulemast! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.